Vonka on jõgi, eks ju? Jah, on küll. Kas see on Niiluse jõgi? Ei, Kärt, see on hoopis Temsi jõgi. Me oleme siis ju Londonis. Kui vahva! Ema pidi 5 päeva jooksul esinema koguni 6 balletietenduses. Aga õnneks oli üks päev tervenisti vaba ja me saime linnas ringi vaadata. Ilm oli väga-väga palav. Minul oli seljas mummuline kleit ja emal uus pükskostüüm. Pähe ossime endale päikesekaitseks lipuvärvidega kaabud, mida pea igal tänavanurgal 1 naela ja 99 penni eest müüdi. Loomulikult oli mul fotoaparaat ka kaasas. Ema, seisa sinna punase telefoniputka kõrvale. Ma teen sinust ühe pildi. London on linn, kus on rohkem punast värvi kui kusagil mujal. Punaseid telefoniputkasid, postkaste ja muidugi 2-kordseid punaseid busse oli terve linn täis. Selle bussi peale me lähemegi. Tule, Kärt. Ema, vaata, kui suur kellatorn. See on Big Ben. Ja näe, selles majas elab kuninganna Elisabeth. Aga kes see paks naine on? See on kuninganna Victoria. Buss sõitis ühele suurele väljakule, kus oli palju inimesi ja mitu purskkaevu. Tuvisid oli ka seal hästi palju, aga samuti olid väljas sildid, mis keelasid neid toita, sest kui tuvisid liiga palju on, siis nad võivad haigusi laiali kanda. Ema viis mu veel 2 kunstimuuseumi ja ühte suurde 5-korruselisse raamatupoodi. See oli kõik huvitav, aga natuke väsitav ka. Kui me hotelli tagasi tahtsime minema hakata, juhtus selline lugu, et kesklinnas ükski valgusvoor ei töötanud ja tekkisid liiklusummikud, sest autod ei teadnud, kas nad peavad seisma või edasi sõitsma ja inimesed ei teadnud, kas tohib üle tee minna või ei. Järgmise tänavanurgal oli õnneks juba politseinikud liiklust korraldamas. Me emaga arvasime, et oleks mõistlik natuke pargis jalutada ja oodata, kui ummikud vähemaks jäävad. Siis võtsime takso ja sõitsime hotelli tagasi.